Tere hommikust kõigile ja tere tulemast Meriti veebiseminarile, kus me räägime täna ettevõtte raamatupidamisest ja palgaarvestusest ja sellest siis, kuidas seda teha Merit tarkvara programmides, Merit Activas ja Merit Palgas. Minu nimi on Mari-Liis, mina olen tänase seminari selline väike moderaator, toetan meie tarkvara konsultanti Maarja-Marianne Gensi, kes siis sisemise ja sisendi osa siis läbi viib ja teile täna siin toeks on. Ja võib-olla enne, kui ma näen, et siin mõned inimesed vaikselt kogunevad, siis teeksin pisikese küsitluse, lihtsalt natukene teada saada teie kohta, et kes te olete täna siia tulnud ja võib-olla leiate selle paar minutit, et sellel ajal siin vastata. Ja tahaksime teie kohta tegelikult teada, milline on teie kogemus Merit Activa ja Merit Palk programmidega seni? Kas olete kasutanud seda varem või pole kasutanud või kasutatu regulaarselt? Et kellel võimalik, siis olge head, andke märku ja vastake. Samuti tahaksime teada, mida te täna ootate veebiseminarit kõige rohkem. Kas te tahate õppida meie programme paremini kasutama või saada mingeid uusi nippe trikke edaspidiseks või hoopis midagi muud? Ja viimasena tahaksime teada, millised teemad või funktsioonid Merit Activa või Merit Palk programmides pakuvad teile kõige rohkem huvi. Kas need on algseadistuse programmides, igapäevased raamatupidamistoimingud, palgaarvestuse protsessid ja aruandlus või siis mingid täpsemad funktsioonid ja integratsioonid teiste süsteemidega. Et ma ootan siin sellise minuti jagu ja siis vaatame, mis meil siin vastuseks tuleb. Aga nii kaua, kui te vastate, julgustan teid kindlasti terve veebiseminari ajal siis kaasa mõtlema, küsimusi küsima. Me tegelikult ootame väga teie küsimusi, sest meil on siin taustajõud, veel üks meie spetsialist, kes siis jooksvalt kogu seminari vältel võtab vastu teie küsimusi ja neile vastab. Aga oleks hea, kui te esitate siis kõik küsimused Q&A formaadis. Siin on siis all selline kastikene, kus siis saab küsimuse teele panna, et proovime siis mitte kirjutada chati, vaid pigem just sinna Q&A kastikesse. Et siis on kindel, et kõik teie küsimused jõuavad meieni ja me saame neile vastata. Ja kui nüüd juhtub tõesti, et mõni küsimus jääb täna vastama, et siis pärast seda veebiseminari me kindlasti jagame teiega siis seda salvestust. See võtab küll natukene aega, aga hiljem siis kõik, kes on täna siia registreerunud, saavad endale selle veebiseminari salvestuse koos siis nende küsimuste ja vastustega. Nii et ma loodan, et see kõik on siis tulevikus abiks ja aitab teil meie programme siis veel paremini kasutada. Nii, ja kiirelt siis küsitlusest ma panen nüüd selle küsimustiku kinni. Jagan kiirelt ka tulemusi teiega, et me näemegi siin, et meil on päris palju inimesi, kellel on juba mõningane kokkupuude meie programmidega, mis on väga hea. Samas me näeme ka neid, et on algajaid, nii et siis Maarja-Mariannele väga hea sisend täna, kuidas siis programmist alustada ja võib-olla ka mida siis rohkem välja tuua. Näeme, et te tahategi täna siis saada kõige rohkem teada selle kohta, kuidas programmi paremini kasutada ja nippetrikke ka, mis on väga tore. Ja viimase küsimuses ma näen ka, et kõige rohkem soovivad siis inimesed teada igapäevaste raamatupidamistoimingute kohta. Ja palgaarvestuse protsessid, aruandlus. Väga hea. Siis on hästi, ma arvan, et ma ei hoia teid rohkem kinni, sest Maarja-Marianne on siin taustal juba valmis. Nii et ma loodan, et teil tuleb selline mõnus hommikupoolik meiega ja Maarja-Marianne, ole hea. Aitäh, Mari-Liis, selle toreda sissejuhatuse eest ning tere tulemast ka minu poolt. Minu nimi siis on Maarja-Marianne Gens ja töötan igapäevaselt meie klienditoes tarkvara konsultandina. Mul on suur rõõm, et teid on tulnud nii palju ja et ma saan teile tutvustada siis, kuidas kasutada Merit Activat ja Merit Palka raamatupidamiseks ja palgaarvestuseks ettevõttes. Tänasel veebiseminaril siis räägin teile võib-olla sellest, et miks peaks kasutama üldse meie programme Merit Activat, Merit Palka. Vaatame natukene ka statistikat ning annan ka kiire ülevaate litsentsitüüpidest ja nende funktsionaalsusest, kuid sellel ma väga pikalt ei peatu. Enamus ajast siiski üritaks hoida selle webinari praktilisena ja näitaksin rohkem programmide sisusid. Esiteks, miks valida siis meie programmid?
Üks märksõna on kindlasti kogemus. Juba tuleval esmaspäeval tähistab Merit tarkvara 33. sünnipäeva. Meie programmid on lihtsad ja kasutajasõbralikud, et programm on väga intuitiivne kasutada. Meie programmid on ka pilvepõhised, ehk siis te saate kasutada ükskõik kus, millises seadmes ja ligipääs andmetele on 24/7. Nii et kui soovite minna reedel juba varakult teise Eesti otsa puhkama, siis saate ka sealt selle töö ilusti tehtud, ei peagi kontoris olema. Meil on tasuta Eesti parim klienditugi. Me aitame kliente telefoni teel, vastame chati-aknas ning ka vastame e-posti kaudu, kui meile sinna ka kirju saadetakse. Programmides on kasutatud väga palju automaatikat, et klientide töö teha siis kergemaks ja sujuvamaks. Ei peaks tegema nii palju käsitööd. Kui nüüd rääkida Merit Activast, siis seal alustades on meil juba eelseadistatud firmatüübid. Olemas on äriühingu eelseadistatud tüüp, korteriühistu, FIE, on ka avalik sektor kõigi vajaminevate aruannetega ja lisaks on ka äriühingu eelseadistatud tüüp, kus on siis kasutusel kasumiaruanne skeem 2. Natukese aja pärast räägin teile täpsemalt, miks see firmatüübi valik alustamisel on väga oluline. Meie programmid võimaldavad ka teil teha 100% paberivaba raamatupidamist. Väga paljudes kohtades programmis leiate kirjaklambri märgikese ja selle kaudu saate panna juurde dokumente programmi. Et näiteks kliendikaardile saate lepingu juurde lisada, palgaprogrammis samamoodi saate selle lepingu faili sinna juurde panna. Et kindlasti soovitan kasutada, kus näete kirjaklambri märgikest, pange endale sinna mingisugune info juurde. Kliendid ei pea ka muretsema uute maksumäärade pärast, sellepärast et meie programmid on seadusega alati kooskõlas ning need uuendused tehakse automaatselt teie eest. Siin olen välja toonud ka natukene statistikat. Et kui Eestis on 1,3 miljonit elanikku, siis meie väikses riigis on lausa 149 000 tegutsevat ettevõtet, millest 80 000 on ka töötajad. Kui kokku oli tegutsevaid ettevõtteid 149 000, siis Merit Activas tehakse raamatupidamist 75 000 ettevõttele nendest. Võib-olla mis natukene kurvem uudis on see, et kahjuks meie raamatupidajad ja programmi kasutajad ei ole e-arveid nii ära kasutanud, kui nad võiksid seda teha. Et see nüüd peaks olema septembri statistika, et ainult 8% müügiarvetest väljastati e-arvetena programmist, kuigi tegelikult võimalus oli väljastada 20%. Lihtsalt jäeti see nupp vajutamata. Ja võib-olla lisan juurde ka selle, et kokku müügiarveid loodi 900 000. Ehk siis väga-väga paljud arved liikusid endiselt e-posti teel. Ka kuludokumentidega võiks olla paremini, et endiselt sisestatakse neid palju käsitsi, kulutatakse sinna aega ja ka käsitsi sisestamisel on oht tegelikult ju suurem vigade tekkeks kui automaatikat kasutades. Merit Activasse sisestati siis septembris 1,1 miljonit kuludokumenti
ja neist ainult 32% saabus siis programmi elektroonselt, kas siis e-arve või digiteerimist kasutades. Merit Palga puhul räägin nüüd oktoobri statistikast ja seal tehti väljamakseid oktoobris natukene rohkem kui 20 000 ettevõtte poolt ja väljamakseid tehti 126 000 töötajale. Võib-olla on huvitav ka välja tuua, et ka meie programmis on näha palgalõhet nii meeste kui naiste vahel, et keskmiselt maksti siis välja 1878 eurot, naistele sellest 1457 eurot keskmiselt ja meestele 2216 eurot. Merit Palgas esitati DSD-sid elektroonsel kujul ainult 17%, et see protsent võiks kindlasti olla palju-palju suurem, sest see on täiesti tasuta teenus ja vähendab raamatupidaja töömahtu. Kokku Merit Palgast väljastatakse või Merit Palgaga makstakse igale 4. erasektori töötajale siis palka, mida on tegelikult ju tore teada. Mis on Activa litsentsi hinna sees? Litsentsi hinna sees on alati kõik programmi uuendused. Kõik maksumäärad lisatakse ja kliendid selle pärast muretsema ei pea. Tasuta on ka klienditugi ja meiega saab siis igapäevaselt ühendust võtta. Üritame alati leida lahenduse kliendile ja nende klientide muredele. Litsentsi sees on ka piiramatu arv firmasid. Lisada saab siis piiramatu arvu firmasid, aga litsentsi hinna sees on 2 ettevõtet. Me hoiame teie andmeid turvaliselt pilveserveris ja sellepärast keegi muretsema ei pea, et kuhugi andmed kaduma läheksid. Ning kliendil on ka juurdepääs andmetele pärast litsentsi lõppemist. Ehk siis programm lukku ei lähe. Võib-olla tooksin ka välja selle, et kuigi e-arveid kasutatakse vähe, siis e-arved Merit Activa kasutajate vahel on täiesti tasuta ja arvestades, kui suur hulk ettevõtteid kasutab Merit Activa programmi, siis võib-olla oleks ikkagi mõistlik see ära aktiveerida ja kasutama hakata. Litsentsi hinna sees on ka API liides kõikide dokumentide digiteerijatega. Sealt võib-olla tooksin välja kõige populaarsema ja selleks on meil Cost Pocket. Merit Actival on 3 erinevat paketti. Meil saab valida Standard Pro ja Premium litsentsi vahel. Standard paketis on olemas kõik põhifunktsioonid raamatupidamiseks ning sobib väiksematele ettevõtetele või ka keskmistele, kellel ei ole vaja siis väga detailset aruandlust. Pro paketis on juba laiem funktsioonide valik ja on ka täiustatud aruandlust ja analüüsi. Premium sobib kindlasti väga hästi suurematele ettevõtetele ja raamatupidamisbüroodele. Kõik funktsioonid on seal olemas ja on ka erinevad integratsioonivõimalused näiteks kassasüsteemidega või laotarkvaraga. Mis vahe on Merit Activa pakettidel Standard Pro ja Premium kasutajates? Üks suur vahe on selles, et standardpaketis saab olla ainult üks täieõigustega kasutaja ja selleks on siis peakasutaja. Pro ja Premium pakettidel saab lisada täieõigustega kasutajaid, kes näevad siis kõiki samu asju või nende õigusi saab ka peakasutaja piirata vajadusel. Kõikides pakettides saab lisada meil piiramatul arvul tasuta piiratud õigustega lisakasutajaid, kes siis saavad teha müügiarveid ja muid tegevusi müügimenüüs. Sealt on nüüd välja arvatud pakkumised, tellimused ja ettemaksuarved. Selleks on siiski vaja täiskasutaja lisaõigusi. Siin on välja toodud natukene nüüd standardpaketi funktsioonid.
ma ei peatu siin absoluutselt kaua, sellepärast et kõik see info on ka meie kodulehel olemas ja saate sealt ilusti vaadata, mida teil täpselt vaja on ja siis teha paketi valiku. Otse loomulikult on standardpaketis müügiostuarvete võimalus, saate teha müügiarveid, sisestada ostuarveid, võtta ka vastavaid aruandeid, saata saldoteatisi ja meeldetuletusi. Olemas on pangad ja kindlasti julgustan kasutama otseühenduste võimalust pankadega, mis on samamoodi tasuta nagu ka e-arved Merit Activa klientidel omavahel. Et nüüd alles aasta lõpus siin lisandus meil otseühenduste võimalus ka SEB pangaga, kus nüüd hakkas siis import sisse tulema reaalajas. Varem tuli see järgmiseks päevaks. Et meie kliendid väga ootasid seda ja nüüd ongi see olemas. Otse loomulikult on kõik aruanded meil finantsmenüüst leitavad, kasumiaruanne, bilanss, saate võtta pearaamatu, käibeandmiku. Võimalus on saata käibedeklaratsioon masinliidesega Maksu- ja Tolliametisse automaatselt, ei pea sinna ise kohale sisse logima. Siis on ka võimalus aktiveerida e-arved meie programmis Telema ja Finbite kaudu. Need on siis erinevate tasude eest, aga meil on ka välja toodud aktiveerimise juures, kuidas seda teha ja mis tasud lisanduvad. Võimalus on lisada erinevaid dimensioone programmis, milleks on siis projektid, kulukohad, osakonnad, on olemas põhivarade arvestus ja laoarvestus. Ja API-ühendus ka Merit palgaprogrammiga, et seda ka saab täiesti kasutada standardpaketis juba. Ja otse loomulikult ka majandusaasta aruande koostamine, saate teha faili ja selle üles laadida siis äriregistri keskkonda. Kes veel ei ole leidnud, siis finantsmenüüs on meil võimalus ka arhiveerida infot. Ehk siis saate majandusaastate kaupa näiteks endale panna info meili peale või siis salvestada zip-failina arvutisse. Pro ja Premium paketis lisanduvad juba näiteks nagu eelnevalt mainitud täieõigustega kasutajate lisamisvõimalus, saate ka määrata õigusi neile, perioodilised arved, mida siis kasutavad korteriühistud väga paljud või siis mida kasutatakse ka liikmemaksude jaoks. See aasta lisandus ka selline funktsioon, et on võimalik teha perioodilistel arvetel muutusi massiga, et ei pea ükshaaval neid põhjasid ümber hakkama tegema, vaid saate korraga kõigil näiteks hinna ära muuta. Meil on kinnitusring ja võib-olla ka mitu ladu on selline asi, mis mõnele ettevõtjale on olulisem ja seda saategi Pros ja Premiumis siis kasutada. Premium paketis tooksin välja võib-olla selle, et siin on meil ka pakkumised, müügitellimused, ettemaksuarved ja ostutellimused. Ettemaksuarved saab väga mugavalt siis väljastada ja pärast saate otse selle arve pealt siis koostada müügiarve. On võimalus kasutada viiviste automaatset arvestust, koondarveid. Saate disainida endale ka sobiva müügiarve vormi, muuta seal elemente või juurde lisada pigem, et põhiasjad on ikkagi kõigil samad. Lao all on võimalus teha ka komplekteerimist ning on ka laokauba soetuse hinnale kulude jagamisfunktsioon. Et muidu see soetushinnale kulude jagamine on üsna tüütu, tuleb siis laost asjad välja kanda ja uuesti siis õige hinnaga arvele võtta, aga siin saate juba määrata, et te soovite siis need kulud kanda laokaubale, et mis kaubale. Premium paketis on ka avaliku sektori raamatupidamise tegemise võimalus koos kõikide nõutud aruannete ja seadistustega. Olemas on ka Telema Edi, mida paljud kasutavad.
mis on Merit palgalitsentsi hinna sees? Täpselt samamoodi nagu Activas on ka palgahinna sees kõik litsentsi kehtimise ajal välja tulevad uuendused. Tasuta klienditugi, võimalik lisada piiramatu arv firmasid, neist 2 on siis litsentsitasu sees. Meil on toredad juhendid tehtud, mille abil on võimalik siis palgaarvestust teha ja ka alustamise juhend on väga põhjalik. Suurem osa tehnilisest toest on meil täiesti tasuta ja ka andmete hoidmine turvalises pilveserveris. Et kui mõned kasutajad on juba mures, et kuna siis uued maksumäärad välja tulevad, siis kinnitan, et kõik on juba tulemas ja ootame viimaseid kinnitusi, et me saaksime need ka teieni tuua. Merit palgas on ka erinevad paketid, seal on pakettide valik võib-olla veidikene väiksem, on olemas ainult standard ja pro, aga funktsioonidest võib-olla tooksin välja selle, et meil on Törrist võimalik nüüd lihtsalt importida, ei pea enam ka failiga tooma, muidugi see võimalus on alles, aga saab ka lihtsalt nupuvajutusega Törrist andmed programmi importida. Pearaamatukannet saate koostada ja saata siis otse raamatupidamisprogrammi. Võimalik on DST saatmine Maksu- ja Tolliametisse masin-liidesega ja on ka võimalus XML failiga seda siis importida. Kindlasti jälle soovitan DST otsesaatmine aktiveerida, sest see on ju täiesti tasuta ja tegelikult säästab raamatupidaja aega. Meil on esilehel programmi sisse logides ka väga tore kalender, kus te näete siis ära kohe kõikide oma töötajate sünnipäevad, riigipühad ning ka tähtsamate aruannete esitamise kuupäevad. Meil on eelseadistatud põhitasu liigid. Neid on võimalik paindlikult siis muuta, et liigi ja suuruse muutmine on väga paindlik programmis. Ja on ka töötasu arvestus netost brutoks. Kuigi lepingud ju peaksid olema sõlmitud brutos, aga paratamatult tihti annab ettevõtte teada raamatupidajale, et maksti välja 200 eurot preemiat ja siis raamatupidaja peab leidma selle, mis see brutosumma oli. Meil on olemas töökatkestuste menüü, kust saate siis lisada haigused, puhkused ja muud töökatkestused ning siis nende tasude automaatne arvestus. Võimalik on ka puhkuse tasu kompensatsiooni arvestada automaatselt töölepingu lõpetamisel. Mugav on ka arvestada töötasu vähenenud töövõimega isikutele, et kõik programm arvestab siis kõigega. Saate saata palgateatised töötajatele e-posti teel ja ka maksekorraldusi on võimalik saata otse panka ja seda siis nüüd LHV, SEB, Coop ja Swedbank otseühendust kasutades. Meil on lai valik ülevaatlikaid aruandeid ning on võimalik ka tasude jagamine osakondade vahel. Pro paketi lisavõimalustest tooksin välja kindlasti personali arvestuse info. Võimalik on lisada nüüdsest ka siis infot näiteks töötaja kasutusse antud vara kohta, töötaja hariduskäigu, tõendite ja ka ülalpeetavate kohta. Samamoodi on olemas automaatsed teavitused, kui hakkavad näiteks tõendid aeguma. Pro paketis on ka väga palju importimisvõimalusi ja kõik impordifailid ja juhendid on meil kodulehel ilusti olemas. Võimalik on ka lisada kollektiivpuhkust, et suuremates ettevõtetes ikka on tavapäraselt üks suur kollektiivpuhkus näiteks suvel, et siis ei pea igale töötajale seda puhkust käsitsi lisama, vaid saab kasutada kollektiivpuhkust. Otse loomulikult on olemas API-liides teiste tarkvaradega info vahetamiseks ja näitan ka, kus siis saab API ID-d ja võtit luua nii Activas kui palgas. Kindlasti tekkis teil küsimus, kas programme on võimalik ka tasuta proovida.
Absoluutselt. Merit Activa tasuta versiooni saate kasutada kuni 6 kuud kasutaja loomisest ning sisestada kuni 100 müügiarvet, 100 ostuarvet ja 100 pearaamatu kannet. Tasuta paketis on olemas kõik Activa Premium paketi võimalused. Ja Merit palka saavad tegelikult kasutada täiesti tasuta firmad, kus on kuni 2 töötajat. Kui tuleb töötajaid juurde ja peate üle minema suurema töötajate arvuga paketile, siis piisab sobiva paketi ostmisest ja piirangud kaovad, kõik sisestatud andmed jäävad alles. Tänase veebiseminari tegevused siis programmides oleksid järgnevad. Loome esiteks kasutajakonto, siis näitan, kuidas Merit Activas ettevõtte lisamine käib, vaatame üle kiirelt algseadistused ja kust automaatika siis aktiveerida. Koostame müügiarve ja väljastame selle e-arvena. Ostuarvete programmi sisestamist näitan ka ja seal võib-olla siis vaatamegi täpsemalt, et kuidas kasutada programmi sisest digiteerimist, kuhu tulevad e-arved, mis on teile saadetud programmi. Ja ka vaatame põhivara arvesisestust ning näitan ka võib-olla sellist, mitte just võib-olla väga sagedaselt kasutatavat, aga funktsiooni, aga siis kuidas periodiseerida kulusid. Muidugi koostame käibedeklaratsiooni ja siis liigume juba edasi Merit palga programmi, kus teeme väikese palgaarvestuse, räägime sealsetest funktsioonidest ja lõpus siis vaatame aruandlust. Näidisettevõtte andmed. Osaühing asutati 1. septembril sellel aastal, osakapitali suurus on 1 euro ja see on sisse makstud asutamisel. Ettevõttes on 1 töölepinguga töötaja ja 1 juhatuse liige. Ettevõtte palgapäev on jooksva kuu lõpus. Nii, aga nüüd me liigumegi edasi programmidesse. Pärast panen teile uuesti selle info ette, et siis saate kohe ka meile klienditükke helistada või kirjutada. Kodulehel ma näitaksin esmalt võib-olla seda, et kuidas luua tasuta konto. Kui te lähete aadressile www.merit.ee, siis klõpsategi kohe siin loo tasuta konto nupukese peal. Siia sisestate e-posti aadressi. See e-posti aadress hakkab nüüd olema teie kasutajatunnus. Lisate nime ja kui soovite, saate ka telefoninumbri panna. Nõustute siis programmi kasutus- ja privaatsustingimustega ja kui soovite, saate liituda ka siis juba meie uudiskirjaga. Proovime siit võtta ühe info, vaatame, mis siis juhtub, kui te selle info sisestate. Nime koha peale võite panna ettevõtte nime, võite panna enda nime, et ei ole üldse vahet. Nii, programm annab või tuleb teada, et sinu konto loomine õnnestus ja vaata oma postkasti. Nüüd peaksitegi minema enda postkasti, leidma selle e-kirja, mis meilt tuli ja klõpsama siis meilis oleval lingil. Siis saategi määrata endale salasõna, millega saate programmi siseneda. Kindlasti, kui te ei näe, et meil oleks saabunud, soovitan kontrollida ka rämpsposti, et mõnikord kipuvad need kirjad sinna kaduma. Kui te olete nüüd selle konto ära loonud, siis selle sama kontoga te saate minna nii Merit Activasse kui ka Merit palka, et mõlema programmi jaoks on 1 kasutaja. Nii, kui te logite sisse programmi, mina praegu selle kasutajaga ei lähe, et sisse saite logida ka tegelikult kodulehel on logi sisse nupuke. Aga
Login programmi sisse ja näitan, missugune aken teid tegelikult siis ees ootab. Siin on võimalik ka määrata automaatne sisse logimine, kui on soov. Nii, hetkel on mul siin ees ettevõte. Kui teie olete alles alustanud, siis teil seda ees ei ole. Kohe näitan, milline aken teid ootab. Teid ootab ees sisse logimisel siis uue ettevõtte moodustamine aken. Siia sisestate ettevõtte nime. Ja toimub ka automaatne päring äriregistrisse, kust siis tuuakse automaatselt info. Siis te valite firma tüübi. Firma tüübi valik on oluline seetõttu, et seda pärast enam muuta ei saa. Ja mina hetkel valin tavalise äriühingu. Arvestuse alguskuupäevaks panen siis 1. september. Nii, siin on juba ettevõtte põhiandmed toodud. Registrikood, aadress ja saate täiendada siis infot, kui soovite. Jätan selle hetkel niimoodi ja lihtsalt liigun edasi. Viimase sammuna küsib programm siis pangakonto infot. Kui te seda ei tea, lisage lihtsalt nimetus ja saate siis IBAN-i hiljem täita juba programmis sees. Nii, ma selle salvestan nüüd ära. Ja meil ongi ettevõte ees. Nüüd, minul on neid ettevõtteid 2, sest ma olin juba enne ühe lisanud ja ma liigun sellesse teise ettevõttesse. Avalehel näete siis ka infot näiteks laekumata müügiarvete kohta, tasumist vajavate ostuarvete kohta, on näha ka pangad ja siia on võimalik ka lisada asju, et kontoplaanis saate valida kontokaardi pealt, kas midagi tuuakse siia või mitte. Hetkel vaatame kohe üle, et meelest ära ei läheks, kus on meie pangakonto, et seda näete maksed ja pangad alt. Et siia ma juba olen eelnevalt lisanud, aga kui ma klõpsan selle pangakonto rea peal, siis avaneb pangakonto andmed ja saate siia IBAN-i panna. Samamoodi saate ka panna linnukese juba kohe alustades, et loo otseühendus pangaga. Kuna mina olin ennast eelnevalt juba autentinud programmis, siis saadeti mulle, tuleb lihtsalt kiri, et LHV pangale on taotlus saadetud ja nad saadavad mulle lepingu allkirjastamiseks. Ja kui ma selle olen ära allkirjastanud, siis ongi automaatne otseühendus tööle pandud. Et see on osades pankades teistmoodi, et Swedbankis näiteks peab esmalt sõlmima gateway lepingu ja pärast peate ka selle lepingu numbri siia programmi sisestama. Aga seda on ka kohe näha, et kui te siit lisate panga, siis seal tuleb täpne juhis, kuidas seda siis looma peaks otseühendust. Nii, aga vaatame siis programmis üle ka seadistused. Üks põhiasju, mis võib-olla unustatakse ära, on see, et majandusaasta. Kui ma nüüd alustasin ettevõttega 1. septembril 2024, siis tegelikult minu majandusaasta võib olla pikem kui 12 kuud alustamisel ja seetõttu ma muudangi, võib-olla ma muudaks seda rida siin. Et ma paneks alguseks 1.09.2024 ja lõpuks jääb siis 31.12.2025. Nii, nüüd on see muudatus mul tehtud ja tegelikult need teised majandusaastad, mida mul ju absoluutselt vaja ei lähe, saan ma ka prügikasti märki kustutades ära kustutada.
Nii, kui te klõpsate 2 korda, siis avaneb kaart, kui te klõpsate 1 korra, siis saate kustutada. Ja ka selle saan ma ära siit eemaldada. Nii, majandusaastasse on tehtud kandeid. Hästi. Kindlasti lugege neid teateid, mida programm teile annab, et enamus ajast juhendab programm teid, mida te tegema peate, et saada siis vajalik protsess ära teha. Nii, võib-olla vaatame ka korraks kontoplaani. Selle leiate samamoodi siit säädistuste nupu alt ja kontoplaani puhul selle on finantssäädistuste all, aga kontoplaani puhul, mis tihtipeale tekitab segadust, on see, et kui meil panna konto ette linnuke, siis see tähendab, et konto on mitteaktiivne. Et kui ollakse väga pealehakkajad, tullakse, linnutatakse kõik ära ja siis tekib segadus, et miks need kontod ei ole nähtavad. Aga jah, kui te panete linnukese, siis on konto mitteaktiivne. Kontokaardi peal, nagu ma eelnevalt mainisin, on võimalik määrata, kas ma näitan seda töölaual või mitte. Ja siit saate selle linnukese teha ja salvestada. Nii. Kõik kontod on juba teie eest siis nii-öelda loodud. Saate vajadusel muuta siis numbreid, nimetusi endale sobivaks ja saate üle kontrollida, et võib-olla mõned kontod tasub teha mitteaktiivseks, et nad ei jääks teile siis võib-olla ette. Siin üleval on ka filtreering, kus te saate valida kõik kontod ja aktiivsed kontod ja samamoodi saate ka valida mitteaktiivsed kontod. Nii, me oleme üle vaadanud nüüd majandusaastad, me oleme vaadanud korraks kontoplaani, et võib-olla kontoplaani puhul ka see on oluline, et kui te soovite lisada kontosid, näiteks hoiuste puhul, et ma tahaksin neid kajastada ikkagi erinevatel kontodel, kui neid on palju, siis kui ma klõpsan selle kaardi lahti, on all vasakus nurgas kopeeri nupp, mida kasutades siis luuakse samade seadistustega kontokaart, kus te ise peate ära muutma koodi ja panema uue nimetuse. Ma võin korraks siia klõpsata, siis te näete. Nii, et seda kopeerimist ma kindlasti soovitan kasutada, siis ei pea kõike ise hakkama algusest peale täitma. Nii, kontoplaan on meil vaadatud, siin me suuri muudatusi tegema ei hakka. Saame tööd alustada nii, nagu on ja kõike seda saab ka pärast teha. Et ei pea siis kohe alustama sellest otsast, võite proovida ka kohe müügiarvet teha, sest müüa on ikka toredam, kui seadistusi teha. Algsaldod, et nagu eelnevalt mainitud, on osaühingul siis sisse makstud osakapital. Selleks ma lähen siia algsaldodesse, kuupäev tekib siia ise, et seda muutma ei pea. Saaksin sisestada siia ridadele ise käsitsi selle info, sest tegelikult ju puudutab see ainult 2 kontot, aga näitan teile ka praegu, et siin on võimalik importida. Et klõpsan siin nupu peal, valin töölaualt siis enda kausta, kuhu ma selle faili valmis tegin ja valin siit pearaamatu kontode algsaldode import. Nii, ja ongi kõik siia sisse toodud. Nii. Alt saate kontrollida, debet kokku ja kreedit kokku peab olema sama number ja seejärel saategi salvestada. Nüüd me võiksimegi edasi liikuda juba müügimenüüsse, sellepärast et ma ei näitaks teile väga palju seda algsaldode sisestust, kuigi siin on väga palju, mida rääkida. Siin saab eraldi tuua müügiarved, ostuarved, ettemaksed ja samamoodi aruandvate isikute info ja ka põhivara. Seda infot võib-olla on kõige parem saada meil alustamisjuhendist, siis meil on olnud ka varasemalt veebiseminare, kus võib-olla käsitletakse seda teemat detailsemalt. Nii, aga
just enne, kui me lähme nüüd müügiarvet saatma, siis koostama ja saatma, siis ma näitan teile, kus ma saan ära aktiveerida selle, et ma saan edastada selle arve siis e-arvena. Liigun siia ettevõtte andmete tulpa ja valin siit e-arvete ja muude integratsioonide seadistus. Kohe esimesena on meil e-arvete seadistus, mis on minul juba aktiveeritud, aga siin on üks nupuvajutus ja ongi olemas. Kui te nüüd muretsete, et te tahaksite küll aktiveerida asju, aga seda peab tegema siis juhatuse liige, siis tihtipeale on ju tegelikult ettevõtte omanikel juba piiratud kasutajaga kontod olemas ja selle kasutajaga nad saavad ilusti siia menüüsse, kus nad saavad teie eest kõik aktiveeringud ära teha. Samamoodi saavad nad ka siis pangakontode juurde, kus saavad otseteed luua ja ennast autentida. Et siin on toodud erinevad võimalused. E-arvete operaatorina on siin veel Finbyte ja Telema. Nii, aga nüüd liigumegi müügiarvet tegema, sellepärast et muidu me ei jõua siin kõike näidata. Müügiarve lisame siis valides müük ja müügiarved ja plussi pealt uus müügiarve. Täna mul ei ole veel klient lisatud, aga näitan teile, et ka kliendi lisamine on väga lihtne. Et tahan teha arvet Merit Tarkvarale, valin siit kliendi nimest Merit Tarkvara, tehti päring siis äriregistrisse ja toodi andmed sisse. Nii, mul on olemas juba klient. Arve kuupäeva ma jätakski tänase, maksetähtaeg tuleb siis juba automaatselt. Siin ma midagi ei muuda. Ridade pealt te peate valima artikli. Artikleid on võimalik siit samast ridade pealt ka juurde lisada endale sobiva nimetusega ja siis saate neid kohandada ka vajadusele, et on võimalik siia ka lisada ühikuid juurde, et siin me näeme, et näiteks kaubaartiklile on ühik lisatud, aga teenuse omale ei ole. Mina hetkel esitan siis kasutades teenuse artiklit ja kirjelduse väljale ma kirjutan siis ise sisu. Et väga pikalt ma seda ei kirjeldasin, aga esitan reklaami arve, siis ma pean sisestama hinna. Kui ma nüüd siia lihtsalt hinna sisestan, siis ta lisab käibemaksu, aga mina tahaks, et arve kogusumma oleks seega ma panen sisse linnukese hinnad käibemaksuga. Nii, ja sellega tegelikult ongi mul arve pärast salvesta nupule vajutamist valmis ja ka väljastatud kohe, kui ma siia vajutan. Nagu siin nupu peal tuleb väike sihuke Meriti kiri nähtavale, see tähendabki nüüd seda, et e-arve väljastatakse Meriti liidestust nii-öelda kasutades. Ja nii lihtne see oligi, et e-arve on väljastatud. Ei ole isegi veel seadistanud programmis e-posti, selleks ma oleks pidanud tegema veel lisatööd, aga e-arved aktiveerisin ära ja nupule vajutusega on arve teele pandud. Nii, kui mul on müük tehtud, siis liigume edasi ostu juurde. Ostuarved ma sisestan ostumenüüst, valides ostuarved ja lisa uus arve. Siin ma tahaksin teile näidata digiteerimisvõimalust ja ma võtan siit ühe faili. Nii, kui ma nüüd lohistan selle siia peale, siis ta tulebki mul juba siin nähtavale, et tegu on Elisa teenuse arvega. Seda akna suurust on siin võimalik tegelikult muuta, aga minul see praegu ei olegi väga oluline, sest ma kasutan siin sellist võimalust nagu digiteerimine, programmi sisene digiteerimine. Kui ma klõpsan nüüd siin peal, siis ta annab mulle teada, et seda saab aktiveerida siis peakasutaja.
ja täpsuseks on Eestis 93%. Et tasuta paketis ei ole sellel ka eraldi tasu, et kindlasti proovige. Ja kui ma nüüd selle ära aktiveerin, siis ma saan nupule vajutusega öelda programmile, et leia mulle andmed. Ta leidis mulle arvenumbri, dokumendi kuupäeva, maksetähtpäeva, valuuta, summa ja ka käibemaksu. Nii, nüüd ma ütlen, et ma tahan, et ta kannaks need ridadele. Siit ma pean ise valima muidugi selle, et mis tarnjaga oli tegu. Et hetkel ta seda ära ei tuvastanud, et võib-olla sellepärast, et me oleme natukene siin arve peal neid välju hägustanud. Siis mina tahan hetkel muuta ka kande kuupäeva, sest ma tahaksin, et ta oleks mul septembri deklaratsiooni peal. Selleks ma muudan siin ära kande kuupäeva. Kindlasti ma pean valima artiklid ridadele. Ma tean, et see esimene on seotud ajakirja tellimusega ja teine on meil siis telefoni kulu. Et kui te valite artikli, siis tuleb ka konto siia juurde automaatselt. Kirjeldust ma hetkel muutma ei hakka, kuigi ka see on võimalik. Nii. Nüüd ta tegi mulle sellist asja, et mul on tegelikult lõppsumma 33 eurot ja 17 senti. Siin ta jättis mulle 1 sendi vahet. Saan panna selle siia ümarduste lahtrisse ja ära salvestada, aga kuna ma tahan kohe järgmist lisada, siis panen salvesta ja lisa uus. Pärast ostuarve salvestamist tehakse siis raamatupidamises kanne. Nii, järgmine arve on meil siis seotud põhivaraga. Samamoodi kopeerin selle siia. Tegu on klikiarvega ja ostetud on siis sülearvuti. Nii, kasutan ka siin dokumendi digiteerimisvõimalust. Ja lasen info panna siis ridadele. Valin ise siit tarnja. Ja enne, kui ma nüüd hakkan artiklit valima, siis nagu eelnevalt mainisin, on tegu siis põhivara ostuga. Ja selleks ma pean panema enne ridu sisse põhivara ost linnukese. Nüüd, kui ma klõpsan artikli lahtril, saan panna lisa uus. See tähendab lisa uus põhivara. Nimetuseks panemegi siis arvuti. Inventari number 1, selle määrate teie, valite põhivara grupi ja võimalik on lisada ka vastutaja, asukoht ja niisama kommentaar. Nii, lisan selle ära. Automaatselt tuli ka siia nüüd põhivara käibemaksu määr. Siis kui siin on valitud PVKM 22%, tähendab seda, et deklaratsioonile läheb ta sinna põhivara reale ka ilusti. Nii, salvestan ka selle hetkel ära ja lisan veel ühe arve. Nii, nüüd ma tahan teile näidata ostuarvet, kus ma saan kasutada siis perioodiseerimist. Samamoodi digiteerin, lasen täita enda ees selle info. Muidugi kontrollin üle, aga nüüd valin ka tarnja. Nii, aga nüüd artikli valikul peaks valima artikli ette makstud muud kulud siis. Meil on ka olemas ette makstud kindlustus ja seda saab ka ilusti perioodiseerida. Et mina valin hetkel ette makstud muud kulud. Kui ma nüüd valin salvesta, tekib siia alla nupuke perioodiseeri kulud. Vajutan selle peal, saan määrata kuude arvu ja millal perioodiseerimise alguskuupäev on. Mina tahaks, et ta teeks mul hoopiski järgmisesse aastasse need kanded ja valin kulukonto. See oli meil nüüd seotud ajakirjandusega ja tellimusega, paneme ta siis siia peale.
ja kui ma klõpsan periodiseeri, näitab ta mulle täpselt, millised kanded, mis kuupäevaga ja mis summas tehakse. Salvestan ära. Pärast seda nüüd tekkisid mul pearaamatusse kanded. Nii, me oleme nüüd vaadanud müüki, ostu ja ma näitan võib-olla teile ka seda, et põhivara menüüsse, kui ma võtan nüüd põhivarad, tekkis meil põhivarakaart, klõpsan selle peal. Ma näen, et kulumi alguskuupäev on siis 10.09. See tekkis automaatselt siis ostuarvet sisestades. Soetusmaksumuse pealt klõpsates ma näen, mis dokumendiga on põhivara arvele võetud. Ja hetkel on siis jääkväärtus sama. Panen siit katkesta. Amortisatsiooni arvestus käib ka siin samas menüüs. Kui te valite siit põhivara ja amortisatsiooni arvestus, saate lisada uue amortisatsiooni arvestuse. See käib kuude kaupa ja soovitan seda siis teha iga kuu, et siis on kõik kronoloogilises järjekorras. Nii, vaatame nüüd kiirelt ikkagi, kuidas neid arveid, mis me sisse panime, panna laekunuks ja tasutuks, sest arvete peal me seda üldiselt ei määra. Aga kui me lähme maksed, hetkel otseühendus mul veel ei ole toimima hakanud, aga kui ma valin siin panga väljavõtte import, siis ma saan siit avada faili ja mul on tehtud üks fail juba valmis. Nii, ja ma tõmban selle siit kaudu sisse. Importida tegelikult saab XML faile ja saate ilusti neid pankades koostada. Nii. Mõned read on programm juba automaatselt ära tundnud, mis on näiteks seotud arvetega. Mõned on, mõndasid ta ei ole üles leidnud. Siin võib olla ka rolli mängida see, et ma unustasin müügiarvel muuta ära kuupäeva, aga pole hullu. Nii, saame selle reaga teisiti siduda. Siin all ma tahtsin teile näidata, et muud aknast me seome ainult sellised asjad, mis ei ole seotud siis näiteks müügiostuarvetega. Siin oli mul tehtud annetus ja selle ma saan eraldi siis valida muud aknast juba näiteks annetuste konto, mis on eelnevalt lisatud. Siis ma salvestan selle ära ja muutub ka see rida roheliseks. Pangateenused tegelikult programm tunneb automaatselt ära. Hetkel on mul meelega tehtud niimoodi, et ma saaksin teile näidata, kuidas toimub ridade filtreerimine. Et väga paljud lisavad siit muud alt igale reale selle konto eraldi, aga seda ei pea tegema. Kui ma panen siit kirjelduse lahtrisse, leian siin ühise tunnuse, eks ju, et teenustasu on kõigil kirjas. Valin selle ja panen filtreeri, siis ma saan siin juba määrata kõigile neile ridadele ühe kulukonto. Ja saan siit valida pangateenus. Seejärel pean valima salvesta filtreeritud ridadele ja kõik read muutusid roheliseks. Kui ma nüüd vajutan kinnita nuppu, siis tehakse ära ka pearaamatu kanded. Ja tehti ära kõigi kohta, mis oli juba roheliseks läinud, ehk siis kõik arved siis seoti automaatselt ära nüüd laekumistega ja tasumistega. Müügiarve meil jäi siin õhku, aga ma arvan, et ma teen siia ühe kiirelt juurde, et näidata teile, et ma saan seda ikkagi siduda. Selle kuupäev oli 10 ja arvenumber oli 1000. Samamoodi panen sama info. Nii, ja salvestan ka selle ära. Seda ma nüüd saatma uuesti ei hakka, aga lähen uuesti maksed. Kinnitamata read on mul siin ilusti hetkel olemas. Kui ma nüüd valin need uuesti, saan ma võlgnevuste aknas siduda ka selle
müügiarve, ehk siis nüüd tuli natuke pangakontole ka raha sisse. Kinnitan ka selle rea ära ja toimus siis pearaamatu kande moodustamine. Hetkel on üleval siin nüüd Maksu- ja Tolliameti kanded ja need me jätame üles seniks, kuni me oleme ära teinud siis palgaarvestuse. Nüüd me liigumegi edasi palgaarvestuse juurde, sest muidu jääb palgaprogrammile liiga vähe aega ja seal on tegelikult väga palju asju, millest rääkida. Kui ma tahan nüüd palgaprogrammi minna, siis on mul selleks mitu võimalust. Kas ma lähen eraldi, kirjutan siia üles näiteks palk.merit.ee ja lähen nii või siis otse programmist, kui ma olen aktivas, saan valida ka alt sisene Merit palk programmi. Mina praegu kasutasin seda, aga ta logis mind välja. Nii. Logime sisse ja vaatame, mis. Mul on siin üks ja teine ettevõte. Siia alla ma lisan ka selle uue ettevõtte. Samamoodi, vabandust. Samamoodi saan siis valida siit automaatselt selle ettevõtte ja salvestan praegu ära ja rohkem infot ei lisagi. Kõige esimene asi, mis tuleks ära teha palgaprogrammis, on palgapäeva määramine. Hetkel meie ettevõttes siis otsustasin, et palgapäev on meil jooksval kuul ja kuu viimasel päeval. Salvestan selle ära. Mina tahaks teile näidata hoopiski septembri palgaarvestus, seega ma saan siit lisada neid kuid juurde ja liikuda tagasi. Miks ma näitan septembri palgaarvestust? Sellepärast, et septembri palgad, kui ma maksan välja septembris, siis ma deklareerin nad oktoobris ja siis ma saan näidata teile ka maksete sidumist. Nii, palgapäeva ma määrasin ära, siis siin esilehel on ka välja toodud, et mida veel võiks vaadata või mida teha. Siin on räägitud TÖRi impordist, mida saab siis teha hetkel failiga ja siis ka lihtsalt nupule vajutamisega. Et ei peagi sinna sisse logima ja faili võtma. Võib-olla siin pealehel tooksin välja ka selle toreda kalendri, kus on siis näha kõik tähtsamad aruanded, esitamistähtajad siis ja ka tegelikult töötajate sünnipäevad tulevad siia. Nii. Teadete all siin tasub silma peal hoida, sellepärast, et näiteks siia tulevad kõik teated, kui me teeme mõne uue juhendi, toimub mingisugune muudatus, me teeme ägedaid teadmiste teisipäeva postitusi. Näiteks nüüd saate vaadata sealt, et kuidas vormistada jõulupreemiat meie programmis. Kindlasti soovitan, detsember on tulemas. Aga hetkel võib-olla ma näitaks veel ära selle, et siit seadistuste alt siin tekkisid küll teie ettevõtte põhiandmed, aga pangakonto saate lisada siit. Üldised seadistused ja pangakontod. Kui te lisate siia uue pangakonto, siis te saate hakata ka maksekorraldusi tegema, et lisasin pangakonto kirjelduse lahtrisse, võite kirjutada endale sobiva kirjelduse ja saate ka luua selle otseühenduse pangaga. Et hetkel ma seda looma ei hakka, aga kui see on loodud, saate maksekorraldused siit saata otse panka. Nii, pangakonto on meil lisatud. E-posti seadistused on ka meil siin olemas. Et siin tegelikult nüüd aktivas neid ei näidanud, aga tegelikult me soovitame muuta ära kirjade saatmisviisi ja võtta kasutusele siis üks neist alumisest 3.
et kõige tüüpilisem vist on see privaatne SMTP server, mille seadistamise kohta on meil ka juhend ilusti kodulehel olemas. Miks need 3 valikut võib-olla paremad on see, et need ei ole anonüümsed saatmise viisid ja seetõttu on siis kättesaamiskindlus suurem. Et kindlasti need palgateatised jõuaksid ka ilusti teie töötajateni. Nii, siia ma vist vaatame, kas me leiame ka mingisuguse meiliaadressi. Paneme siia ka meiliaadressi ja salvestan ära. Nii, palgapäev on määratud, e-post on seadistatud, pangakonto on ka olemas. Näitan võib-olla, et siit saate ka andmeid importida. Siin on tehtud siis dimensioonide, palgakokkulepete, töötajate kontaktandmete import ja töökatkestuste import. Saate ka maksuvaba tulumäärangut importida ja puhkuse kohustuste määrasid ja ka vähenenud töövõime määrangu import on olemas. Kõige selle kohta leiate täpsemat infot meie kodulehel tugimenüüst juhendite alt. Näitan teile pärast kiirelt ka, kus need juhendid meil asuvad. Nii, aga nüüd liigume edasi. Esimese asjana selleks, et üldse kellelegi tasu arvestada, peaksid olemas olema meil inimesed. Seda ma saan teha siis tasude arvestust, töötajate nimekiri ja siin on võimalus siis kasutada TÖR import failist või TÖR andmete päringut. Mina hetkel seda ei tee, lisan siis lihtsalt töötaja käsitsi, sellepärast, et mul ei ole kedagi hetkel importida. Nii. Ja lisan võib-olla rohkem siia praegu infot ei panegi, et ma näitan teile kiirelt ikkagi ühe impordi võimaluse ära. Et ma impordin neile siis pangakontod ja e-posti aadressid. Kui töötaja on teil lisatud ja salvestatud, siis saate ka maksuinfo all üle vaadata, et toimusid automaatsed päringud ja lisatakse kuupäevad. Ise peate määrama siit maksuvaba tulu rakendamise. Mina panen siia 1. septembrist ja paneme siis maksimaalne lubatud määr ja siis summat ei pea määrama ise. Nii, see on meil tehtud. Ma tahaksin lisada ka tegelikult ühe töötaja veel. Lähen tagasi siia ja valin uus isik. Uus isik oli meil nüüd, teeme teise lepinguga, aga panen talle lihtsalt isikukoodiks number 1. Et tegelikult te näete ka ära, et kui isikukoodis on tehtud viga, et siis see lahter on selline pollakas. Nii, salvestan ka tema ära ja lisan lisan samamoodi siis, et rakendamise aluseks on maksimaalne lubatud määr. Nii, ja seda te lisate siis töötajalt saadud avalduse alusel. Mul on töötajad lisatud. Nüüd ma mõtlesin, et ma näitan teile siis ühte impordi võimalust, et ma tõmban siis töötajate kontaktandmed failiga. Selleks olen ma juba varasemalt moodustanud faili. See võib tunduda alguses keeruline, aga kõik need alusfailid on meil kodulehelt tugimenüüst leitavad ja teie panete lihtsalt sisse info. Hetkel ta ütleb mulle, et ei leia töötajat. Ma kahtlustan, et see on Mati, keda ta ei leia. Kui ma salvestan selle vearaporti, siis ma siit seest ka näen, et ta ütlebki mulle, et rida 2 ei leia töötajat. Nii. Ega ma täpselt hetkel ei mäleta, mis ma Matile panin sinna faili. Ilmselt ma panin talle sinna teistsuguse isikukoodi, aga las see praegu jääb. Lisan talle siia e-posti aadressi näiteks käsitsi.
Nii. Ja pangakonto panen talle ka siis lihtsalt ise. Oih, nii, selle paneme siia. Ja näitab ka automaatselt on LHV pangakontoga tegemist. Nii, salvestan ära. Nii, isikud on mul olemas, mida oleks vaja, et välja maksta siis tasu. Selleks on vaja lepingut ja selle ma saan siit samast lisada. Mati puhul ma tahaks kasutada juhatuse liikme lepingut. Alguskuupäev on samamoodi september, lõppu me ei määra. Siis kui mul on lepingu tüüp määratud, alguskuupäev sisestatud, määran talle ka palgakokkuleppe. Automaatselt pakub programm mulle juhatuse liikme tasu. Siit määran talle ka siis väikese tasu. Paneme talle siin näiteks 200 eurot ainult. Ja salvestan ära. Lähen tagasi töötajate nimekirja. Lisan ka Marile lepingu. Seda ma saan ka teha muidugi siit, kui ma valin tasude arvestus ja lihtsalt lepingud, et ma ei pea siin töötaja profiilil seda tegema. Aga kuidas keegi harjunud on? Lisan siit töölepingu, alguskuupäev jääb täpselt sama nagu teinegi ja palgakokkuleppes, kuna tegu on töölepinguga, pakutakse ka kuupalka. Siit saab valida ka midagi muud, et näiteks kuupalk päevaarvestuses, tunnitasu ja ma saan ka ise neid tasuliike juurde teha. Tasumäär paneme talle siis Eesti keskmise töötasu, mis oli siis statistika andmete lehel välja toodud vist äkki suvekuul, kuskil juunis-juulis. Ja paneme talle 2113 eurot tasuks. Nii, salvestan ära. Kui ma olen töötajad sisestanud või tõmmanud törrist, kasutades impordi võimalust, siis ma olen lisanud neile lepingutesse tasud, siis ma näen ka nüüd, kui ma valin tasud arvestuslehed, et need tasud on tekkinud siia lehe peale. Ilusti on näha summad ja kui nad on siin olemas, siis on võimalik ka teha juba väljamakseid. Lähen tagasi tasude arvestuslehtede nimekirja. Kui te nüüd tunnete, et näiteks ma ei taha, et mu kuupalk ja juhatuse liikme tasu oleksid ühe lehe peal, siis ma saan lisada siit uue tasuarvestuslehe ja panen siia näiteks juhatuse. Panen lihtsalt juhatus. Nii, see hetkel on tühi. Panen selle kinni. Lähen tagasi põhitasude lehele. Klõpsan siin mustikas Mati rea peal, lahtri peal. Siia ette tekib roheline nool. Kui ma siin peal nüüd klõpsan, siis ma saan teha sellist asja, et ma viin selle tasu rea teisele dokumendile, tõstan ta siia juhatuse lehele ja salvestan. Siit ta läks ära. Lähen tasude arvestuse lehtede nimekirja ja näen, et ta on siin teise lehe peal mul nüüd olemas. Otse loomulikult on meil võimalik ka lisada töökatkestusi. Seda saate teha töökatkestused, puhkused ja töökatkestused alt. Hetkel ma arvan, et ma ühtegi puhkust ei lisa, aga näitan teile siit, et kui te valite uus töökatkestus, siis te saate siit valida töötaja, katkestuse liigi. Siin on juba eelseadistatud, on olemas valikus, ma ütleks praktiliselt kõik puhkuse või katkestuse liigid. Kui te tunnete, et midagi on ikkagi puudu, võite alati kasutada muu töökatkestust. Nii, kui ma valin siit hetkel põhipuhkuse, siis ma saan määrata näiteks talle siia perioodi. Ma nüüd seda ei salvesta, aga ma näitan ikkagi selle perioodi. Näiteks, et ma panen siia hoopiski 10 päeva. Ja siis tekib see lõpukuupäev automaatselt juba. Siia tabelisse tuuakse siis eelnev tasude arvestus. Hetkel puudub siis sellel töötajal 6 kuu tasuarvestus ja seetõttu on need lahtrid ka nullid. Kui te olete varasemalt palka arvestanud kuskil teises tarkvaras või Excelis,
siis tegelikult ma saan panna siia linnukese ja täita selle ise ära. Ehk siis kui ma lisan siia brutopalgad ja ka päevad, eks ju, et siis tekib arvestus ka siia alla, et see keskmise tasu alusel number hakkab muutuma. Et hetkel ma siin rohkem ei täida, aga see võimalus on olemas, kes soovib. Nii, panen siit praegu katkesta. Programmi on võimalik lisada ka kinnipidamisi. Kinnipidamisi lisatakse siis siit menüüst, valides kinnipidamised. Saate määrata, kellelt kinni peetakse ja mis asi. Näiteks elatis või kohtutäituri kinnipidamine. Siia saate ka ise lisada neid kinnipidamise liike. Ja siis, kui need on siia lisatud, peetakse see kinni ja saate ka teha eraldi väljamakse siis otse kohtutäiturile näiteks. Et hiljuti lisandus ka meile siia kinnipidamiste kokkulepete võimalus, mis on tegelikult väga mugav, sest siin peetakse arvestust kinnipeetud summa kohta. Et teie eraldi siis arvestust kuskil pidama ei pea. Selle kohta kindlasti tuleb ka meil mingil hetkel detailsem juhend või siis ka postitus, et hoidke siis teadetel silm peal ja saate endale uut infot. Hetkel ma siis töökatkestusi kinnipidamisi lisama ei hakka, aga tasude arvestuse alla ma panin tasud ära. Tihti nüüd tekib klientidel küsimus, et miks ei toimu maksuarvestust, et ma olen tasud lisanud, ma võtan palgateatised. Siin saate ka tegelikult panna linnukese, et puhkuse kohustuse jäägi info tekiks siis palgateatisele. See on ka lisandunud funktsioon meil. Ja saate panna näiteks jooksva kalendriaasta lõpuga või aktiivse arvestuskuu lõpu seisuga. Nii, ma panen koostööteatised ja nüüd ongi näha, et siin ei ole toimunud maksuarvestust. See ei ole toimunud sellepärast, et meie programmis tuleb ära kinnitada väljamaksuleht ja seda saate teha väljamaksed ja väljamaksed. Siia alla on tekkinud nüüd kaks lehte. Üks on kassast minev summa ja teine siis, mille puhul kasutatakse pangakontot. Et juhatuse liikme tasu läks meil pangakontole. Ma saan selle siis siit ära kinnitada, siis see liigub siia ülesse. Väljamakse kuupäev on 30.09, nagu ma määrasin palgapäeva, et ma soovin, et välja makstakse jooksval kuul. Samamoodi klõpsan ka teise lehe lahti, saan detailide alt ka kontrollida, mis täpsemalt väljamaksmisele läheb. Näen ära ka maksud ja saan siin võtta ka tegelikult eraldi kontrollaruannet, kui soovin. Salvestan selle ära ja kinnitan ka selle ära. Nüüd, kui need tasud on liikunud siia ülesse, toimus ka maksuarvestus ja kui ma lähen tagasi tasude arvestus ja palgateatised, siis ma näen, et kui ma vajutan nüüd koostööteatised, et siia lisandusid maksud, eks ju, ja ma näen ka, et kuna tehti väljamaks ja kas tehti kassast või siis on tehtud pangakontole. Nii, mul on väljamaksed tehtud, kindlasti teid huvitab ka DST. Selle leiate väljamaksed ja maksudeklaratsioon DST valides. Siia tekib aruanne, mõlemad isikud on ilusti aruande peal. See kood 10 näitab, et tegu on töötasuga, kood 21 juhatuse liikme tasu siis ja näete ka ära maksuarvestuse. Mõnikord, kui tekib siin küsimusi, et kuidas need summad leitud on või on siin mingi segadus, siis on hea vaadata seda DST-d Excelis. Et siin on rohkem infot.
et kui tekib mingisugune küsimus, et siis alati võtke see Excelis ja te näete, et mis väljamaksu-kuu on näiteks, eks ju, ja mis info siin veel näha tuleb. Panen selle praegu kinni. Selleks, et DST aruanne nüüd edastada Maksu- ja Tolliametisse, on mul 2 varianti. Ma saan valida elektrooniline vorm ja ma saan valida saada DST. Praegu ma seda saatma ei hakka, aga mõlemad nupukesed on siin olemas ja kindlasti aktiveerige otseühendus, vajutate nuppu ja teie DST ongi juba Maksu- ja Tolliametis. Nii. Nüüd näitan teile ka siit kiirelt ära tasude arvestuse alt, kus te saate leida pearaamatu kande. Pearaamatu kanne on meil siin ilusti viimane. Siin on olemas juba Merit Activa nupuke. Kui ma sellel nüüd vajutan, siis ta laseb mul salvestada kannet tekstifailina, sest mul ei ole ju hetkel siia toodud API ID-d ja API võtit. Selle ma kiirelt võtan. Sellepärast, et siis te näete, kus seda API ID-d ja võtit luuakse. Seda tehakse siis Activas seadistuste all ja valides ettevõtte andmete tulbast viimase API seadistus. Uue võtme kommentaarina lisage alati programm, kuhu te selle API ID ja võtme viite. Koostate võtme ja siis siit saate juba kopeerida. Nii API ID. Ja võtan ka siit võtme. Nii. Siin peaks jälgima, et ei jääks tühikuid kuhugi. Nii, salvestan ära ja muudatused on salvestunud ja läks aktiivseks ka saada kanne Activasse nupuke. Nüüd, kui ma selle peal klõpsan, siis ongi juba Activasse pearaamatu kanne ära tehtud. Nii, võin siit kinni panna ja tean, et kõik asjad on seal olemas. Hetkel liigukski tagasi nüüd Activasse, sellepärast, et meil on siin ka tegemata ju tegelikult käibedeklaratsioon. Käibedeklaratsiooni saate teha finantsmenüüst, valides käibedeklaratsioon. Esimese deklaratsiooni lisades, kui te vajutate nupul uus käibedeklaratsioon, siis ta palub mul määrata perioodi alguse kuupäeva. Ja meie soovime, et ta teeks meile siis septembris seda. Salvestan ära. Nii, siia hetkel ei tulnud mul peale üks arve, aga kohe lähen vaatan, kus mu müük sai. Jah, muidugi ta sai mul oktoobri kuupäevaga. Nii, hästi, las ta siis olla. Muidu tegelikult müügiarved tulevad ilusti siia üles nähtavale ja kui te klõpsate summa lahtri peal, siis te näete ka arvete nimekirja. Hetkel, kui ma siin klõpsan sisendkäibemaksu summa lahtri peal, näen ma ära siis ilusti, et siin on Elisa arve, millel ma siis muutsin kande kuupäeva, et ta reaalselt mul jookseks siia deklaratsioonile ja näen ka põhivara arvet, eks ju. Ja seda kajastab siis ilusti, kui põhivara soetamisel tasutud käibemaksu. Üks asi, mis tuleks nüüd võib-olla meelde jätta või mida me väga soovitame, on see, et kui te olete ära salvestanud, siis palun võtke siit aruanded alt kontrollaruanne. Ja see kontrollaruanne salvestage endale näiteks kas PDF-i või Exceli kujul arvutisse. See on vajalik nüüd selleks, ma kirjutaks juurde ka ilmselt selle kuu siia, et hiljem oleks parem aru saada. Et see on vajalik nüüd selleks, et kui pärast salvestamist ja näiteks esitamist on kogemata tehtud kuskil arvetes mingisugune muudatus, siis te peate deklaratsiooni üle salvestama ja lahtrites summad muutuvad. Nüüd on väga kerge siis juba tuvastada, mis lahter muutus ja mis arve siis lisandus või läks vähemaks, kui teil on olemas kontrollaruanne. Et ilma selleta tuleb võib-olla seda summat natukene pikemalt taga otsida. Kui ma olen nüüd selle kontrollaruande endale ära salvestanud, siis ma saan ka valida siit aruanded alt käibedeklaratsioone e-maksuametisse.
ja valikus on siis samamoodi kas koostav fail või saada KMD e-maksuametisse. Jällegi julgustan aktiveerima otseühenduse, sellepärast et siis te lihtsalt säästate enda aega ja ei pea sinna sisse logima ja ei pea ka pahandama Maksu- ja Tolliametiga, kui nende leht ei ole kättesaadav või te ei saa sinna sisse logida, sest 20. tihtipeale muutub see liiklus seal päris suureks. Nii, ma olen nüüd ära saatnud siia finantsmenüüsse ka tegelikult palgakande. Et see tekkis juba siia automaatselt. Te näete, et on saadetud see API teel, sest tal on kasutajana kirjas siis Merit API. Muidu tuleb selle kasutaja e-posti aadress, kes siis kandeid teeb. Nii, palgakulu nüüd sellega tekkisid ka maksuvõlad meil ilusti programmi ja ma saan tegelikult teil maksete all ära näidata ka selle, et siin panga väljavõtte impordis oli mul võlgnevus üleval. Nii, ja ma kahtlustan, et 10. siis võiks olla siin töötasu maksud. Nii, ja kui ma need nüüd kõik valin, siis ei tulegi mul sama summa kokku. Aga sellest ei ole ka hullu midagi, sest ma jätan selle 40 eurot, saan jätta selle siia ettemaksu summana ja ma saan selle kande ikkagi ära salvestada. Kuna ka see summa ei läinud mul nüüd täpselt nii, nagu ma oleks tahtnud, siis ka selle ma panen siit hoopiski ettemaksu peale. Ja pärast siis, kui ma olen selle ettemaksuna kajastanud, kanne tehakse pärast salvestamist, eks ju, siis ma saan tegelikult siit maksete alt ka teha, kui ma valin maksed, saan ka teha tasaarveldusi maksudega. Ja siia tulevad kõik siis ilusti nähtavale. Et praegu ma seda sidumist näitama ei hakka, et mul pole millegagi siduda, aga selle kohta on meil ka väga tore videojuhend tulemas, et me nüüdsest oleme pööranud rõhku rohkem videojuhenditele, et inimesed ei viitsi tihtipeale neid pikki igavaid PDF-juhendeid lugeda ja siis oleme mõelnud, et võib-olla on videot vaadates ka parem aru saada. Nii, ma olen näidanud teile, kus sai käibedeklaratsiooni teha ja saata makseid siduda, eks ju. Siis näitan ka ära, et siin finantsmenüüs saate siis valida need aruanded, bilansi, kasumi aruande. Võtame näiteks bilansi praegu ja võtame ta siis näiteks septembri lõpuga. Nii, ma jätsin praegu perioode 3, aga paneks sellega 1. Nii, siis siin on näha, mis kontodel siis saldod on ja mis seis on. Et hetkel väga roosiliselt ei lähe. Nii, siis ka siit finantsmenüüst on leitav siis majandusaasta aruannete koostamise koht. Et siit saate lisada juba uue aastaaruande, hetkel me seda tegema ei hakka. Selle kohta on meil väga hea ja põhjalik salvestus tehtud, mille te leiate meie kodulehelt. Võib-olla näitakski teile ära siis praegu selle, et kuidas leida siis meie juhendeid, sest tihtipeale lihtsalt ei leita teed sinna. Nii, ma lähen siit uuesti kodulehele. Siin tugimenüüs on Merit Activa juhendid ja ka Merit palgajuhendid, et teete vastava valiku. Ja siia alla tekivad siis kõik meie videojuhendid ja siit leiate siis need PDF-is kirjalikud juhendid. Et siin on ka tasaarvelduste tegemise kohta juba videojuhend, et see on ka meil uuem, mitte nüüd täitsa uus, sest te näete, et see on uuendatud ikkagi aprillikuus juba. Nii.
nüüd hakkabki kahjuks meie aeg otsa saama, mul oleks tegelikult veel nii palju rääkida, et neist programmidest võiks rääkida ikkagi väga-väga pikalt ja kindlasti, kui teil on aega, siis tutvuge nende Activa videojuhenditega, et siin on välja toodud ikkagi ka need vanad webinarid, et saate vaadata neid järgi. Võib-olla leiate mõned toredad trikid, et siin on neid päris palju meil juba. Et siia tulevad ka siis need uued videojuhendid, mida me teeme, et kindlasti anname teile märku, kui sinna teadete alla tekivad, siis tekib teile infoprogrammi, ma usun, et tugimenüüst leiate ka siis koolituste info. Aga võib-olla siin uudiste all on ka hea välja tuua, et siin te näete siis neid versiooni uuenduste infot ja ka kõik postitused. Et siin ongi see teadmiste teisipäeva postitus. Kas teadsid, kuidas vormistada jõulupreemiat Merit Palk programmis? Nii, aga kahjuks ma pean nüüd hakkama otsi kokku tõmbama. Ma tahaksin võib-olla lõpetuseks välja tuua selle, et kui te kasutate meie programme, siis võtke automaatikast viimast. Aktiveerige e-arvete vahetus vähemalt Merit Activa kasutajate vahel. Digiteerige kuludokumente, ärge sisestage neid käsitsi. Kasutage siis ka pangaimpordi võimalust, looge need otseühendused pankadega, need on ju täiesti tasuta ja te lihtsalt vähendate endal seda töökoormust. Saatke siis kindlasti deklaratsioonid otse ühe masin-liidese teel, siis ei pea hakkama ise sisse logima, faili koostama ja siis üles laadima. Ja kindlasti tutvuge võimalustega, et meil on siin partnerite all välja toodud ka erinevad siis API-partnerid, et kui otsite mingit infot näiteks kassasüsteemide, laotarkvara kohta, et siis siit leiate siukseid välja toodud liidestusi, millest me oleme teadlikud, et Merit Actival on tegelikult avatud API ja igaüks saab sinna selle liidestuse teha. Kõigi kohta meil ülevaadet ei ole, aga paljud on siiski välja toodud. Ma väga loodan, et leidsite tänasest veebiseminarist midagi enda jaoks. Võib-olla saite mõne näpunäite, mida saate siis igapäevatöös rakendada ja kui teil tekib küsimusi, palun helistage, kirjutage, chatige meie klienditoega. Me rõõmuga aitame teil leida siis lahendused ja vastused teie küsimustele. Aitäh, et leidsite siis aja osaleda meie tänasel veebiseminaril. Et panen siia ette ka siis slaidi, kus te leiate meie klienditoe info, et ootame siis teie kõnesid, kirju ja chat'e. Aitäh teile! Ja minu poolt ka, et lõpusõnad Maarja-Mariannele suur aitäh selle põhjaliku ülevaate eest ja mainin veel igaks juhuks, et siis kõik, kes täna siia registreerusid või mingil põhjusel ei saanud osaleda või jäi see vaatamine poolikuks või tahaksite natuke tagasi kerida, siis jagame teid kõigiga järelvaadatavat versiooni, mitte küll veel päris täna, aga juba üsna pea ja see tuleb teile siis e-kirjaga eraldi. Nii et loodan, et tänasest saite uusi mõtteid ja et sellest oli teie jaoks abi, et siis ikka meie programmi veel mugavamalt kasutada. Nii et minu poolt ka suur aitäh kõigile, kes tulid ja järgmise korrani.